Igapäevases elus omab hõõrdumine olulist tähendust. Nähtav raamat püsib kaldpinnal tänu suurele hõõrdumisele. Kui suurendada kaldpinna kaldenurka, hakkab raamat libisema. Kaldenurga suurendamisel väheneb raamatu rõhumisjõud alusele ja koos sellega väheneb ka hõõrdejõud. Kui panna ketas pöörlema, siis peatub see üsna kiiresti, sest ketta pöörlemisel esineb suur hõõrdumine. Indrek seisab alusel, mida Oskar pöörab. Kui suurt jõudu peab Oskar rakendama, et Indrek koos alusega pöörlema hakkaks? Me ei hakka selle jõu väärtust dünamomeetriga mõõtma. Kirglik kalamees Indrek teab, et kalale pole mõtet minna õngenööriga, mis on kokku seotud üksikuteks juuksekarvadest. Kas aga kalameest ennast on võimalik liikuma panna, sikutades teda ühest juuksekarvast? Oskar püüabki näidata, et see on võimalik. Ta on võtnud oma näppude vahele ühe Indreku juuksekarva ning tõmbab sellest Indrekut. Üllatav, üllatav. Indrek hakkabki koos alusega pöörlema. See on võimalik seetõttu, et aluse pöörlemisel esineb väga väike hõõrdumine. Seega võib jõud, mis on vajalik keha kiiruse muutmiseks, olla väikese hõõrdumise korral väga väike.